14. plokk. Ma ei nõustunud ähvarduste saartel Zego pilli järgi tantsima. Uus aasta tuli, kuid Toyota jäi sinna, kuhu vana aasta ta jättis. 12. jaanuaril teatas poja kindlustus, et tema poliisi on muudetud. Selle tegelik tähendus selgus 28. jaanuaril. 31. augusti juhtum oli märgitud minu nime all fault incidentiks ning poja kindlustusmaksele lisati üle 100 naela. Zego polnud Toyotat parandanud, tagasi toonud ega claimi lõpetanud. Ühtegi hüvitist ega reaalset pakkumist polnud tehtud. Ometi oli süsteem juba piisavalt kindel, et minu nime külge süümärk panna ja meie perele uus arve saata. Kas mina olen loll või suusad ei libise? Claim oli lõpetamata siis, kui mina ootasin lahendust, kuid piisavalt otsustatud siis, kui süsteem sai meie perele arve saata. Kohtunikku ega istungit polnud, kuid arve leidis tee kohale. 19. jaanuaril saabus auto asemel uus nõue. Zego soovis telefoni intervjuud. Kirjalik suhtlus polnud mingi teooria. Selle abil oli Toyota remondiks äraviimine paari päevaga korraldatud. Kui Zegol oli minult vaja aadressi, fotosid või muid andmeid, töötas e-post laitmatult. Kui mina tahtsin oma vara tagasi ja selgeid vastuseid, muutus sama suhtlusviis äkki koostöö puudumiseks. Inimene jättis oma mõttejälje juba koopaseinale, hiljem kivile, savile, pergamendile ja paberile. Kiviaeg ei lõppenud sellepärast, et kivid otsa said. Sõna leidis lihtsalt uue kandja. Vanarahvas ütles, meest sõnast, härga sarvest. Enne peab see olema mehe enda sõna, mitte kellegi teise märge selle kohta, mida mees olevat öelnud. Zego esimene telefonisuhtlus oli juba näidanud, kui kiiresti võivad inimese sõnad nende süsteemis uue elu saada. Meie teatasime vandalismist, kuid paberile jõudis liiklusjuhtum. Meie kirjeldasime kahjustatud autot. Nemad vormistasid selle põhjal oma usutunnistuse. Toyota on parandamatu. Kirjalik jälg ei muuda valet võimatuks, kuid võtab valelt võimaluse sinu häält laenata. Kes tahab valetada, peab seda tegema omaenda sõnade ja nime alt. 23. jaanuaril vastasin Zegole kirjalikult. Selgitasin, et Toyota tagastamine ei tähenda nõudest ega lahendusest loobumist. Tahtsin teada, millises seisus auto on, mida temaga on tehtud ja kuidas kavatsetakse sõiduk omanikule tagasi anda. 27. jaanuaril tuli garaažilt telefonisõnum võtmete ja auto äraviimise kohta. Autoflow näitas samal ajal omavahel vastuolus olevaid remondi ja mahakandmise staatusi. 28. jaanuaril anti Toyota äraviimiseks tähtaeg. Seejärel pidi hakkama jooksma hoiutasu, 26 naela päevas, millele lisandub käibemaks. Võti teeninduslauas ei öelnud isegi seda, millise Toyota ma sealt eest leian. Kas auto oli uuesti kokku pandud, kas ta käivitus, liikus või tohtis teele minna? Zego paberiloos oli teda vahepeal tabanud veel teine sõiduk või mingi muu objekt. Mina ei teadnud, kas nende käes oli autole päriselt tekkinud uus lisakahju või sündis uus lugu ainult kellegi laua taga. Minu üleandmisel sellist lisakahju ei olnud. CCTV seda ei kinnitanud ning Zego ei esitanud selle tekkimise kohta ühtegi tõendit. Toyota oli sinna viidud remondiks. Nüüd koheldi seda nagu omaniku unustatud eset, mille iga seismispäev sünnitab uue arve. Minu küsimused jäid vastuseta, kuid rahaline arvesti oskas juba joosta. 26. veebruaril saabus Zegolt urgent kiri. Seal väideti, et mina keeldun Toyota äraviimisest. Mulle anti 14 päeva auto kogumiseks ja kõigi väidetavate tasumata kulude maksmiseks. Mis kuludest jutt käis, mille alusel neid nõuti ja millises seisus auto oli, sellest ei kirjutatud sõnagi. Kui ma tähtajaks autot ära ei vii ja tundmatuid kulusid ei tasu, lubati alustada abandonmenti ning saata Toyota salvakeesse. Nemad kirjutasid, et mina keeldun. Mina vastasin samal päeval, et ei keeldu. Kinnitasin, et valmis remonti, ametlikku mahakandmisotsust ega lõplikku hüvitamisseisukohta pole mulle antud. Hoiustamislepingut polnud ma garaažiga sõlminud ega hoiutasudega nõustunud. Palusin selgitada auto seisukorda, tehtud töid ning hoiutasu ja salvagi õiguslikku alust. Vastuseid ei tulnud. Kui veebruari ähvardus polnud mind nende valitud rajale toonud, tuli aprillis sama asi uue nimega tagasi. 1. aprillil saabus uus telefoniintervjuu nõue. Pakuti kuupäevi, räägiti claimi valideerimisest ning seoti koostöö puudumine auto abandonmenti või kõrvaldamise ohuga. 2. aprillil vastasin kirjalikult, et FOSi menetlus kestab ja kogu suhtlus peab jääma e-posti. Inglise keel pole minu emakeel, vaidlus oli muutunud keeruliseks ning varasemad kõned olid toonud selguse asemel uusi moonutusi. Kinnitasin, et vastan kirjalikult kõigile asjakohastele küsimustele. Küsimusi ei saadetud.
7. aprillil saadeti uus nõue osaleda formaalses intervjuus. Pakuti tõlki, kuid tõlgi kasutamisel pidi intervjuu toimuma näost näkku. Nõude külge pandi tähtaeg ja järjekordne abandonmenti ähvardus. Ehk teisisõnu, räägi meie valitud viisil või tagajärjed jäävad sinu kanda. 13. aprillil kinnitasin jälle kirjalikult, et olen valmis kõigile asjakohastele küsimustele e-posti teel vastama. Mõni tund hiljem oli sama kirjalik koostöö Zego paberil juba koostöö puudumine ning abandonmenti liin pandi uuesti käima. 15. aprillil palusin küsimused kirjalikult saata ning näidata poliisitingimustes kohta, mille järgi pidin just telefoniintervjuus või näost näkku vestluses osalema. Selle peale saadeti mulle üldine tingimuste väljavõte, kuid telefonikohustuse täpset lepingu kohta mulle ei näidatud. Samas teatati, et Zego seisukoht on lõplik, rohkem kommentaare ei anta ja abandonmenti protsessi ei peatata. Mina pidin nendega rääkima, nemad ei pidanud mulle vastama. See meenutas lasteaia Jonni. Kui sa minuga ei mängi, siis ma sinuga enam ei räägi. Ainult liivakasti asemel seisis kusagil minu üle 15 000 naela maksev tööauto. Mänguasi oli minu oma ning arve jäi samuti mulle. 17. aprillil anti mulle auto äraviimisega nõustumiseks 48 tundi. 18. aprillil vastasin, et tähtaeg ei asenda puuduvat teavet. 24. aprillil suunas Zego mind garaaži poole, nagu oleks kogu lahendus nüüd minu ja nende remondipartneri vaheline asi. Aga garaaž ei olnud minu kindlustusandja. Mul polnud nendega eraldi lepingut. Mina polnud Toyotat sinna hojule viinud ega neilt hojuteenust tellinud. Auto oli sinna viidud Zego juhitud remondiahelas. Zego pidi ütlema, millises seisus minu vara on ja kuidas see omanikule tagasi antakse. Garaaž võis autot enda käes hoida, kuid see ei teinud temast minu kindlustusandjat. Zego ei saanud minu kindlustusvaidlust lihtsalt töökoja ukse taha tõsta ja ise kõrvale astuda. 29. aprillil saatis garaaž lõpuks fotod ja info auto tegelikust hetkeseisust. Siis selgus, et auto oli SORN staatuses. Tal puudusid kehtiv MOT ja road tax, koju jõudmiseks vajas ta transporti ning teda oli insenerinõudel lahti võetud. Nüüd oli mustvalgelt näha, et võtmete ulatamine ei tähendanud istu sisse ja sõida. 30. aprilli hommikul kinnitasin kirjalikult, et olen valmis Toyota tagasi võtma. Garaaž teatas, et minu vastus on kindlustusele edasi saadetud. 9 minutit hiljem palus Zego garaažil mulle siiski helistada ning andis loa jätkata abandonmenti, kui vastust ei tule. Vastus oli juba nende käes. 1. mail pakkusin kirjalikult lihtsa tagastuskorra. Toyota tuuakse samale aadressile, kust see ära viidi. Üleandja ja vastuvõtja kinnitavad üleandmise ning sisulist vaidlust ei pea maja ees pidama. 11. mail küsisin veel kord auto täpset asukohta, kontaktisikut, võtmete kättesaamise viisi ning väljastamise päevi ja kellaaegu. Need olid küsimused, millele saanuks vastata ühe lühikese e-kirjaga. 15. mail tuli vastus Samilt. Zego ei osale auto kohale toimetamises ega kata sellega seotud kulusid. Mina polevat koostööd teinud. Edasist kirjavahetust nad enam ei pea. Nende partner võib jätkata minu auto mahajäetuks tunnistamise protsessi ning lõppkokkuvõttes olevat sõiduk minu vastutusel. Seda lugedes jäi mul ainult küsida, kas nad ise ka loevad, mida kirjutavad. Kirja lõpus kutsus Sam garaaži esindajat endale telefonil helistama. Minu küsimustele oli side suletud, kuid minu vara üle võisid nemad telefonis edasi arutada. Ametliku pikalt saatmise oli Sam hästi selgeks õppinud. Kirjal olid viisakad sõnad, lips ees ja viitenumber küljes, kuid suund oli ikka sooja kohta. Minu nime oli vaja toimikule ning mind ennast ainult vastutajaks. Lihtsasse inimkeelde tõlgituna, meie teeme siin, mida tahame, sina pea lõuad ja vastutad. Kui telefoniõng enam ei töötanud, nimetati minu ettevaatust koostöö puudumiseks ning peedistamine jätkus täie rauaga.